Veel aasta tagasi oli siin rikkalik mets. See on vaid tolle suursuguse metsa hale jäänus. Kahjuks on see vaid võimaliku lõpu algus. Sest suurkorporatsioonid on otsustanud selle koha igaveseks hävitada. Aga see pole lihtsalt mets. See on nende kodu. Mida mõned olid sunnitud juba hülgama. Kas tõesti peaks kõik lõppema just nii? Sellega on lihtsalt võimatu leppida. Kurejärv ja mäealune mets peavad elama. Kõike võib veel päästa. Vaadake nende silmadesse ja öelge neile, et nad ei vääri elamist. Jagub teil selleks julgust? Mispärast te tahate hävitada meie kodu? Küsib Sookurg. Kas tõesti oleme ära teeninud sellise saatuse? Küsib seda karunõutu ilma. Kas te pole mõelnud selle peale, et ka meie tahame elada? Aasta tagasi ilmus film Kaitseme metsiku looduse oaasi keset keskkonnakatastroofi. Ja oli antud lubadus võidelda kohalike asukate elu eest. Oleks naiivne mõelda, et üks ilus harrastusfilm suudab muuta olukorda eos ja lõpetada etteplaneeritud katastroofi. Kuid algus on tehtud ja võitlus jätkub. Selles filmis me räägime, mis on juba tehtud. Millised uued väljakutsed on ette määratud sellele kohale ja kas on lootust olukorda paremaks muuta? Ma ei ole selline ökoaktivist, kes hakkab ennast puude külge siduma, heitma buldooserite alla või rikkuma teiste inimeste kunstiteoseid. Ma saan väga hästi aru, et sellistes asjades tuleb läheneda süsteemselt. Ja minu meetod on foto- ja videokunst, mille kaudu ma loodan koputada nende inimeste südametele, kes teevad saatuslikke otsuseid. Pärast minu filmi ilmumist jagasin ma filmilingi Eesti Keskkonnaametile ja tegin ettepaneku võtta mäealune mets ja Kurejärv kaitse alla. Selles kirjas ma ka kirjeldasin kogu probleemi olemust. Esiteks, 2024. aastal toimus niinimetatud mäealuses metsas ulatuslik metsa üleraie. Jah, mõned võivad öelda, et põdrad armastavad lageraie, sest seal leidub palju söögipoolist. Kuid põtradel on vaja mitte ainult sööki, vaid ka turvalist kodu, milleks mets ongi. Kui aga kogu mets maha raiutakse, pole põtradel lihtsalt kusagil elada. Teine ja palju olulisem probleem on see, et eelotsus rajada tehas just selles kohas on juba tehtud. Sellest kirjutas Põhjarannik 2023. aastal. Artiklis märgitakse, et see asukoht valiti mitmel põhjusel. Esiteks jääb see koht juba välja kujunenud tööstusmaastikule. Teiseks, Soome laht
kuhu puhastatud heitvesi suunata, peab jääma mõistlikule kaugusele. Tuleb välja, et see ongi seesama välja kujunenud tööstusmaastik. Kui silmanägemine ei peta, siis näeb siin veel metsajääke, aga mitte tööstusmaastikku. Kuigi jah, metsa taustal paistab poolvoksi nägi, mis on samas kaitsebarjääriks linna ja metsa vahel. Samas tundub, et eeltöö juba käib, et sellest kohast kujuneks tõepoolest tööstusmaastik. Metsa hävitatakse süstemaatiliselt ja toimub üleraie, mis toob kaasa hukatuslikke tagajärgi. Nii näiteks lahkus siit paigast jäälindude paar, kes on Eestis haruldased. See juhtus sellepärast, et eelmisel aastal toimus metsaraie nende kodu vahetus läheduses. Samuti lõhuti Kopratamm, mis tekitas veepaisu, kus jäälind sai edukalt kalastada. Suured masinad hirmutasid linde ja tulemus on ilmne. Jäälinde seal enam pole. Metsaraie on vaid jäämäe tipp. Tööstuse arendamise plaanid, just see on kohaliku fauna peamine vaenlane. Kohtla-Nõmme jahtkonna juht Rasmus Rooden teab negatiivsete tegurite mõjust kohalikule loomastikule omast käest. Kohtla-Nõmme jahipiirkond on olnud väga hea loodusliku faunaga läbi aegade. Viimase 20 aastaga on jahimehed suutnud oma väga hea majandamise kuluki populatsiooni pea kahekordistada. Aga nüüd hakkavad tekkima sellised probleemid, et tehistingimused hakkavad seda alla jälle viima. Üks suur probleem kindlasti on meie selja taga. Et see on nüüd see põlevkivi konveier, mis on umbkaudselt 12 kilomeetri pikk, mis siis piirab meie siis kõikide ulukite liikumisteed ja suunab neid kas siis suuremasse ohtu või siis põhimõtteliselt surma kas siis maanteel või Aidu-Kerääri territooriumil, mis õhukese jääkattega tingib seda. Roodeni sõnul sellised barjäärid nagu konveier või planeeritud tehased panevad põhimõtteliselt loomad aeda. Ulukid ei saa liikuda ehk invasiooni ei teki ja ulukite arvukus hakkab langema ja jällegi me kogu aeg suuname erinevate tehastega neid kindlasti ka liiklusohtu rohkem, sest neil ei ole kuhugile minna. Rasmus Rooden tunnistab samuti, et praegu käib metsa üleraie. Kindlasti ulukitele ei meeldi metsad üleraiumine, sest praegu on kindlasti näha, et ainult võsa on kohati alles, et suuri metsi on vähe. Loomulikult ulukitele meeldib noorendikud, eriti põdrale ja loomulikult ka teistele, kes saavad peituda seal. Aga mingi hetk on täielik tühermaa ja kuskil nad peavad olema ja see viib selle samamoodi kõik arvukus alla. Pöördume aga Keskkonnaametile tehtud kirja juurde tagasi. Paari tunni pärast minu kirjale vastas Keskkonnaameti nõunik Kaja Lotman. Tema tänas mind ja soovitas esitada seda filmi Matsalu rahvusvahelisel loodusfilmide festivalil MAF. Kahjuks see film ei vastanud festivali nõuetele, kuid ma üritan sellel aastal esitada filmi laiendatud versiooni. Vastuse sisulises osas vastati Keskkonnaametist, et see koht on arvatud väärtuslike maastike alla. Samuti ametis lisati, et lihtsalt ilusast filmist ei piisa. Selleks on vaja läbi viia tõsiseid ja põhjalikke uuringuid elurikkuse tuvastamiseks. Viidates hõivatusele, ametis anti mõista, et praegu nad selle küsimusega tegelema ei hakka. Ent siiski soovitati mul pöörduda kohaliku omavalitsuse poole. Mida ma loomulikult tegin ning pöördusin Lüganuse vallavalitsuse poole. Asi on selles, et kohalikul tasandil lahendatakse selliseid küsimusi palju kiiremini üldplaneeringu kaudu. Vastus tuli täpselt 6 aja pärast ja selle allkirjastas vallavanem Dmitri Dmitrijev. Metsaraie kohta öeldi, et tegemist on RMK metsaga ja vald ei puutu praegu asjasse. Vallavalitsus ei näe selle koha looduskaitse alla võtmises mingeid perspektiive, kuna selles alas kehtib 2048. aastani maavara kaevandamiseks keskkonnaluba.
samuti viidati vastuses uuringule, mille kohaselt selle tsooni tööstuslik kasutamine ei avalda negatiivset mõju loodusele. Omavalitsuses öeldi kokkuvõtvalt, et esitatud materjalidest ei piisa ning uusi uuringuid ei ole otstarbekas teha. Kõige kurvem on see, et vastuse kohaselt käib praegu uue koha otsimine VKG tööstusjäätmete prügila laiendamiseks. Kogu õudus seisneb selles, et vastavalt 16. jaanuari 2025. aasta dokumendile valiti uue prügila asukohaks just nimelt Tuhavälja ehk Kurejärv. Selliselt otsustasid ametivõimud hävitada selle looduse oaasi, mis tekitab tõelise keskkonnakatastroofi. Eelmisel aastal pööras Kurejärvele tähelepanu telekanal ETV+ saates Insight. Insight ise veendus selle koha unikaalsuses, rääkides sellest tervele riigile. Keskkonnaamet andis ETV+-ile aga sellise kommentaari. Kuna taolised veekogud on lindudele ajutised elupaigad, tuleb alati hoolikalt kaaluda, kas selline koht on otstarbekas kaitse alla võtta või mitte. Vaatluste käigus sai aga veenduda, et see veekogu pole lihtsalt ajutine kodulindudele. Paljud linnud pesitsevad seal, näiteks roolinnud, partlased, rooruik. Lisaks võib siin sageli kohata Eestis haruldast mustharksaba. Eelmisel aastal sai tänu rajakaameratele uuritud, mispärast veel see koht on sookurgedele niivõrd meelepärane. Peale muid eelistusi on see nende jaoks turvaline ööbimispaik, mida tõestavad need kaadrid. 1. märtsil 2025. aastal avasin Kohtla-Järve kultuurikeskuses oma esimese foto- ja videonäituse, mis on pühendatud Eesti loodusele. Selle näituse eesmärk ei ole ainult vaadata ilusaid fotosid, vaid pöörata tähelepanu selle koha probleemidele. Näituse avamisel vaatasime me koos minu filmi Kurejärve ja Mäealuse metsa kaitsest. Enamus minu fotosid on tehtud just siinsamas, mis on ehe tõestus sellest, et siin õitseb looduse rikkus. Kõikidele metsa ja järve hädadele lisandus ka uudis, et siia planeeritakse ehitada tuumaelektrijaam. Sellest kirjutas ka Põhjarannik eelmise aasta septembris. Nagu ma juba varem rääkisin, ei ole mul midagi vastu taastuvate ressursside mõistlikule kasutamisele. Samuti ma mõistan, et Ida-Virumaa vajab uusi töökohti. Kuid tekkinud olukorda ei saa nimetada muud moodi kui absurdseks. Lihtsalt ei mahu pähe, miks ei või ehitada kõike seda Kohtla-Järve tööstuspargi territooriumile, kus kogu taristu on juba ammu valmis. Miks peab hävitama metsa ja selle elurikkuse territooriumil, mis asub vaid loetud kilomeetrite kaugusel tööstuspargist? Samal ajal peab tööstuspark, millesse on investeeritud palju ressursse, lihtsalt tühjana seisma. See film on pühendatud selle paiga kõikidele loomadele ja lindudele ning on loodud eesmärgiga kutsuda inimesi tervele mõistusele ja lootuses takistada katastroofi tulekut, mis on juba toimumas meie silme ees. Metsiku looduse habras oaas alles tõuseb jalule. Ja teie kavatsete selle kohe hävitada. Tahaks loota, et see film äratab spetsialistide suvi selle koha uurimiseks ja tõestamaks, et see paik väärib kaitse alla võtmist. Ja kingib metsiku looduse oaasile lootuse elule. Ärge tapke Kurejärve. Jätke rahule Mäealune mets. Kohalikud asukad ütlevad meile. Ka meie tahame elada